Tere tulemast kuulama meie uut podcasti Õendus nähtavaks. Mina olen Kristi. Ja mina Aleksei. Täna oleme Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli avatud uste päeval, karjääripäeval. Ja selles saates me anname sõna meie tööandjatele, kes meid tulid siia ennast presenteerima ja endast rääkima nii õpilastele kui siis üliõpilastele kui kandidaatidele, nii et hakkame pihta. Küsime kõigilt sama küsimused. Kes nad on, miks nad on, mida nad ootavad ning mida nad pakuvad uutele tulijatele ja praktikantidele. Nii, ja läheme siis kohe meie esimese külalise juurde. Palun tutvusta ennast. Kes sa oled ja kust sa tuled? Tere päevast, mina olen Nikolai Tover. Minu jaoks on see kindlasti hea üllatus, kuna Kristi Aleksei püüdsid mind koridoris kinni ja ütles, et tule korraks meiega. Ja siis, kui me astusime ruumi sisse, ütlesin, et teeme podcasti. Aga töötan regionaalhaiglas ja me oleme alati valmis igaks nagu olukorras elus, et teeme seda podcasti ka. Mina olen siis Nikolai Tover, onkoloogia hematoloogia kliiniku õendusjuht Põhja-Eesti regionaalhaiglast. Ja kui peaksid oma organisatsiooni kirjeldama ühele tudengile, ühe lausega, mis te olete ja mille poolest te eristute? No, te ju teate, head kolleegid, et kui me räägime siin Tallinnast, et me oleme kõrgema etapi haigla, et kõige põnevam, ägedam töö toimub regionaalhaiglas, et kui te otsite suurt väljakutset, ei taha rahulikku elu, aga just põnevat ja ka teadusrikast ja igasugused väljakutsed, siis muidugi ootame teid väga regionaalhaiglasse. Aga siin ma pean ka kindlasti kohe ütlema, et on konkurents. Ühe lausega. Ühe lausega oli, jah. Seda tähele ei pannud, jah. Miks tulla regionaalhaiglasse ühe lausega? Just. Parim tööandja tervishoiutöötajatele Eestis. Super. Mis on teie peamine põhjus täna karjääripäevale tulla? Anname võimalust tudengitele ja gümnasistidele, et siin tutvuda meie haiglaga. Aga kui nüüd niimoodi vaadata laiemalt, et Põhja-Eesti regionaalhaigla kui bränd, kas olla pildil, siis praktika ja praktika koostöö kõrgkooliga. Soovite te valmistada ette värbamist siis ükskõik millisele ametikohale või on veel mingisugune muu põhjus? Ei, ma arvan, see on nagu loomulik karjäärimudel, jah, et kui inimene astub tervishoiu kõrgkooli, õpib, siis esialgu ta tuleb praktikale, siis tuleb abiõeks, siis kui ta sobib, siis jääb juba õeks, õendusjuhiks või eriõeks, et see karjäär on hästi nagu võimas, jah, ja kindlasti me siin rõhutame, tahame anda võimalust tudengitele tutvuda meiega juba siin koolis ja siis me väga ootame need kas töövarjudeks või siis esialgu nagu hooldajateks ja siis juba abiõdedeks, et kõik me oleme seda karjääri teinud. Aga kuidas sa mõõdaksid, et tänane päev läks korda? Mis peaks päeva lõpuks juhtuma? Päeva lõpuks, et me kogume ka tagasisidet, jah, et ma usun, et meil tuleb siin üle 100 tagasiside vormi tagasi, kus on nagu inimeste kontaktid, kellega me võtame ka ühendust. On hästi suur huvi, alati inimesed tunnevad huvi ka selle ürituse raames, kui ka kirjutavad hiljem. Ja ma arvan, tegelikult me näeme seda suurt tulemus siin mitme aasta pärast, et kui need inimesed on meil tööl ja siis nad ütlevad, jah, ma mäletan, ma nägin teid siin karjääripäeval, räägin siin teiega ja näed, ma olen siin nüüd haigla õendusdirektor näiteks. Ehk te investeerite tulevikusse? Kindlasti ja alati. Kristi,
Jah, ma ei tea, kas Nikolai käest saab siin küsida selliseid ühesõnalisi ja ühelauselisi asju, aga see üks kontakt ja üks kokkulepe, üks õppetund siit kaasa võttes ja pärast haiglasse nii-öelda koju tagasi minnes. Mis see peamine eesmärk oleks? Siit karjääripäevast. Jah. Ma arvan, siin on nagu win-win olukord nii tervishoiutöötajatele kui ka tudengitele, jah, et seda ühe lausega ma ei vasta, ma ütlen kohe, jah, et nii nagu me eelnevalt arutasime, et me oleme siin koha peal, see on kindlasti suur pluss nagu tudengitele. Tervishoiutöötajatele, see on ka väga suur pluss, et me astume oma igapäevasest rutiinist välja, me näeme neid toredaid noori inimesi, kellel on see töökarjäär on alles sees, silmad säravad ja see väga palju energiat annab ka meile. Sõnatuks võttis teid kohe. Jah, ei osanud oodata. Täpselt, aga kuna me tunneme sind, Nikolai, seetõttu sa saidki kutse eetrisse, sest sina oled ju tegelikult Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vilistlane. Ja kindlasti ka mul meenutan siin koridorides käies, et seda toreda aega, kui mina siin õppisin, et siis kindlasti see maja ei olnud nii moodne, nagu ka ta tänapäeval on, aga need samad inimesed siin õpetavad siiamaani ja see on kõige suurem väärtus, et me võime siin neid toredaid maju ehitada, jah, aga inimene on kõige suurem väärtus. Ja lõpus, kuidas teiega pärast tänast kõige mõistlikumat ühendust võtta? Et meil on regionaalhaiglas, kui te lähete sisse veebi, sõltuvad mis küsimuses, nagu jah, et meil on avatud kontaktid, jah, et kõik alustades meie juhatuse liikmest, õendusdirektorist nagu Katre Sirelist või ka kõik kliinikute õendusjuhid või siis keskuse õendusjuhid või värbame spetsialistid, kõik andmed on siseveebis, välisveebis olemas, et sõltuvalt küsimusest, et küsige julgelt. Jah, ja ka Nikolai, aitäh sulle ja jõudu siis veel tänaseks päevaks. Päev on veel poole peal, nii et jätkub. Aitäh teile. Olge edukad. Alati. Jätkame siis järgmise külalisega. Jah, ja siin on meil Ida-Tallinna Keskhaigla esindaja, palun tutvusta ennast ja natukene lähemalt, et mis tööd sa teed. Tere kõigile, mina olen Mari-Liis Naumov ja olen Ida-Tallinna Keskhaigla residentuuri ja praktika koordinaator. Ehk siis, nagu ameti nimetuski ütleb, tegelen haigla kõikide praktikantide, kõikide residentidega, lisaks ka töövarjudele. Väga hea, et kui sa peaksid oma organisatsiooni kirjeldama ühele üliõpilasele ühe lausega, mis te olete ja mille poolest te eristute? Ida-Tallinna Keskhaigla on õppiv ja õpetav haigla ja kõik tudengid on need õe-eriala, need arstitudengid on kindlasti väga meie haiglasse oodatud ja kõik meie spetsialistid, arstid, õed töötavad selle nimel, et koolitavad, annavad tudengitele oma teadmisi, oskusi edasi, ehk siis ootavad kõiki tulevasi ka meile kolleegideks. Mis on teie peamine põhjus täna karjääripäeva tulla? Karjääripäevale tuleku põhjuseks on ikka see, et olla nagu pildis, olla nähtav tudengitele, tutvustada enda haiglat, tutvustada enda haigla erialasid, spetsialiste, et näidata, kes me oleme, kus me tuleme. Aga pigem nüüd ütleme, et kas praktikabaasi mõttes või juba tööandjana, missuguseid kontakte te rohkem praegu ootate? Ootame mõlemaid kontakte. Et esmalt kindlasti, kui koolis õppiv tudeng, siis tutvustame kindlasti ennast kui praktikabaasi ja sealt edasi ka juba ootame kolleegiks. Nii et mõlemad valdkonnad. Küsin vahel, et muidu kuidas teil ametikohtadega on, vabu õe ametikohtasid jagub? Ikka jagub, eks jagub igasse osakonda, sest et kliinikuid on meil 7 ja seal on veel erinevaid osakondi, nii et haigla on suur.
mis on need 3 asja, mida te uue inimese juures kõige rohkem hindate? Kindlasti töötahet, soovi patsiente aidata, abistada ja kindlasti sihuke särasilmne kolleeg ka, et olla tiimis väärtuslik kolleeg. Kui nüüd tuleb uus kolleeg, siis kuidas teie haiglas on selline toetusprogramm, kas mentorlus, et uus noor säravate silmadega õde, kes tuleb tööle, kuidas te teda nagu koha peal toetate? Kindlasti esmaseks toetajaks on osakonna õendusjuht, kes siis uue töötaja, olgu ta õde, olgu ta mõni tervishoiuspetsialist vastu võtab. Ja eks see õendusjuht kindlasti ongi selleks esmaseks ja peamiseks tugisambaks ka. Aga kindlasti saab ta osakonnast endale siis vastavalt, kas siis on õde või hooldaja, oma eriala töötaja, kes on juba kogemustega selles osakonnas, et kindlasti on see tugi olemas, et uut inimest ei jäeta üksinda, et tugi on alati olemas. Aga mida te ootaksite koolilt või praktika koostöölt, et üleminek õppijast töötajaks oleks sujuv? Kooli poolt ootaks kindlasti head koostööd, mis meil tegelikult on ka tänasel päeval juba. Et võib-olla rohkem ka seda, et tudengite ettevalmistamine selleks praktikaks, et nad teaksid, mis see praktika endast kujutab, mis see praktika seal haigla keskkonnas endast kujutab. Et me ise muidugi oleme ka hästi aktiivsed, et kui praktika algab, siis praktika esimesel päeval korraldame kõikidele tudengitele infotundi, kus me räägime haiglast endast, tutvustame haigla töökorraldust. Et ise oleme ka hästi aktiivsed selles, et see praktikant, kes tuleb, et ta tõesti nagu mugavalt ja sujuvalt sinna haigla keskkonda sulanduks. Ja lõpetuseks ütle, kuidas teiega pärast tänast päeva saaks kõige mõistlikumalt ühendust saada? Saab kirjutada minule. Minu kontaktid on meie Ida-Tallinna Keskhaigla kodulehel olemas, itk.ee ja seal on täiesti info olemas siis karjäärivõimaluste või ka praktika kohta. Või võite alati kirjutada kandideerijad.itk.ee. Suur aitäh! Aitäh! Ja eduka karjääripäeva teile! Aitäh! Aitäh! Kohtumiseni. No nii, aga meil on stuudios järgmine külaline. Palun tutvusta ennast. Kust tuled? Kes oled? Tere, mina olen Oksana Poiko, tutvustan siis teile Lääne-Tallinna Keskhaiglat. Olen kommunikatsioonijuht ja räägime siis, kuidas meil, ma saan aru, messil on läinud. Et kui sa peaksid oma organisatsiooni kirjeldama ühele tudengile ühe lausega, mis te olete ja mille poolest te eristute? No ühtepidi kõik haiglad on haiglad. Samas ma usun, mis meid eristab, on see, et me oleme patsiendi keskest nagu ka teised haiglad loomulikult. Aga tänu sellele, et me oleme võib-olla natukene väiksemad kui teised, meil on võimalus ka olla rohkem patsiendi kesksed. Sest et veidikene rohkem on aega keskenduda ühe või teise patsiendile. Ja nagu räägib meie moto, oleme ühiselt abiks, ehk siis kõik rõõmud ja võib-olla ka sellised keerulisemad momendid saame läbida siis meeskonnas. Aga täna on meil siin karjääripäev. Mis oli see peamine eesmärk, kui te otsustasite, et te tulete siia? Kellele ja missugused need tulemused teie jaoks võiks olla? See on väga hea küsimus, sest et me mõtlesime vaadata natuke suuremat pilti, mis üldse praegult Eestis ja meditsiinis, mis toimub. Ja meie eesmärk on eelkõige aidata tulevastele meedikutele mõista, milline karjääritee sobib just neile isiklikult kõige paremini ja mis suunas üldse liikuda. Ja kui me räägime haiglast ja meie siis vajadustest, et me ikkagi soovime seda, et me saaksime näidata tuleviku meedikutele, et meie juures ei pea inimene töökohta vahetama selleks, et kasvada. Meil on väga erinevaid kliinikuid, meil on 9 kliinikud, erinevad erialad, rollid
ja spetsialiseerimisvõimalused. Nii et ütleme nii, et tihtipeale inimestel on arusaamine, et on õendus, on hooldus, on võib-olla mingi konkreetne eriala, aga tegelikult neid spetsialiseerimisvõimalusi on väga palju. Aga mis on need 3 asja, mida te uue inimese juures kõige rohkem hindate? Ma usun, et inimene peab olema avatud, empaatiavõimeline peab olema ja tal peab olema ikkagi selline kerge kutsumus, et selleks, et õige inimene oleks õiges kohas, see eriala või valdkond peab vähemalt teda huvitama. Aitäh, aga kui nüüd rääkida sellisest karjäärivõimalusest ja sellest, et tuleb uus töötaja, kuidas haigla on ehitanud üles oma sellise toetusprogrammi, et tuleb, ütleme, värske diplomiga õde tööle, võib-olla et ta ei ole ka teie juures ennem praktikal käinud, kõik on uus, siis kuidas haigla omalt poolt sellist toetust sellele noorele kolleegile annab ja jagab? Tõepoolest, noorele kolleegile on kõige olulisem, minu vahet ole, kas on meditsiin või kuskil mujal, et kõige olulisem on ikkagi sisseelamisprogramm, mis meil on ka olemas, peab olema kindlasti mentor, mis meil on samuti olemas, ehk siis esialgu kindlasti kõiki asju tehakse koos ja vaadatakse, et toetus ja selline nii psühholoogiline kui ka võib-olla teadmiste pagas kindlasti tuleb kasuks ja me saame kõike seda pakkuda, meil on väga head juhendajad. Aga edasine karjäär, et tuleb noor kolleeg, alustab tööd, et sa ütlesid ka, et saab kogu tööelu nii-öelda teie haiglas siis veeta ja panustada, et kuidas see edasiliikumine sellest nii-öelda kõige esmasest töökohast võiks edasi minna, et need karjääri kohad? No esiteks meil saab reaalselt karjääri teha, et sa võid alustada tavalise õena ja lõpetada kliinikuõendusjuhina. Et seal on vahepealseid... Aga tagasi hoidlik ole, et saab ju lõpetada ka haiglaõendusjuhina. Absoluutselt, sinna ma tahtsin veel jõuda ja meil on elus eeskuju täiesti olemas, eks ole. Et selles mõttes, et me võime rääkida sellisest klassikalisest karjäärist, et tõesti sa saadki ametiredelil siis karjääri teha ja juhtivatel positsioonidel olla. Samas on võimalus ka paralleelselt teha karjääri, ehk siis näiteks kui esialgu valitakse ühte eriala, ühte kliinikut ja siis selgub, et see ei ole võib-olla päris see asi, mida tahaks nagu teha, aga on mingisugune teine eriala. Näiteks on väga palju selliseid erialasid, mida võib-olla väga palju, millest ei räägita lihtsalt näiteks, aga mis on tugimeditsiini valdkonnad, ehk siis infektsioonikontroll, füsioteraapia, kõik need muud asjad, et selles mõttes, et seal saab ju ennast samamoodi arendada nii palju, kui sul jaksu ja jõudu on. Aga mul on väga hea meel praegu küsida Oksana käest. Oksana, sa oled ju selle kooli vilistlane. Olen ja ma olen 10 aastat töötanud ka kirurgias, et mis on olnud minu väga põnevad ja siiamaani mäletan väga hea meelega ja suured tänud minu endistele kolleegidele, osadega me suhtleme siiamaani. Minu meelest nagu nii sooja kollektiivi ma pole vist eluaeg nagu kuskil näinud. Ja Oksana on siis meie haigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla kommunikatsioonijuht. Ehk selles mõttes, et tegelikult on võimalik teha nii horisontaalset kui vertikaalset ja diagonaalset karjääri. Ja ikka toetada meditsiini, mis on kõige olulisem ja see on ikkagi kõik selleks, et meie patsiendid saaks hästi ravitud ja teenus, mida nad saavad, oleks nagu igakülgselt kvaliteetne. Nii et nii palju, kui mulle tundub, et see samamoodi nagu teatud erialadega ei ole sellist mõistet nagu endine meedik. Meedikuks sa jääd ilmselt ikkagi terveks eluks. Aga ütle üks lause kuulajatele, kes kaalub teiega kontakti võtta. Aga kuidas? Kuidas teiega pärast tänast kõige mõistlikumalt ühendust saada? No esiteks ma kindlasti soovitan
me ilmselt juba ei saa seda soovitada, aga meie juures oleks võimalik ennast siis kirja panna, aga meil on olemas suurepärane koduleht, kus keskhaigla.ee, kus on olemas eraldi vormid, mis saab ilusti ära täita ja kõik need vormid lähevad personaliteenistusse, saab valida, et kas te soovite siis kas või lihtsalt töövarju valikud või siis soovite praktikale tulla või tööle, et iga asja jaoks on eraldi vormid olemas, mida lihtsalt tulebki lihtsalt ära täita ja send vajutada ja teiega võetakse ühendust ja tegelikult nii lihtne kõik ongi. Aitäh, Oksana, ja head päeva jätku! Aitäh! Eduka karjääripäeva! Aitäh teile ka! Aga jätkame siis meie podcasti järgmise külalisega ja siis palun tutvusta ennast, nimi, asukoht, ametikoht ja organisatsioon, kus sa tuled? Kas see jääb siis asukoht või ametikoht? Mõlemad. Just nimelt, Tervise tänava kandis. Tervise tänava kanditüdruk. Tervist, minu nimi on Liina Harjus-Sooster, asukohaks on Tallinna Lastehaigla, nagu Aleksei mainis, Tervise tänaval. Ja nii ongi. Ja kui sa peaksid oma organisatsiooni kirjeldama ühele tudengile ühe lausega, mis te olete ja mille poolest te eristute? Mis me oleme ja mille poolest me eristume ja ühe lausega. Just. Ma pean hakkama keeleseaduseid siin rikkuma tõenäoliselt. Komasid ja sidekriipsud, me oleme imelised. See on ühe lausega. Ja erilised. Aga kui nüüd laiendada. Just, eks me peame laiendama. Lapsed ei ole väiksed täiskasvanud, mis tähendab seda, et kes on laps, eks ole, laps on ju meie kõige väiksem patsient, tõenäoliselt meie haiglas kaalub kuskil 400 grammi hetkel ja kõige suurem, ma julgen arvata, et võib-olla tiba üle 100 kilo. Meil on 17-aastane härrasmees on ka meie riigi mõistes veel ju laps, eks ole, kelle eest me ka hoolt kanname. Mis tähendab siis seda, et õde, kel on au meie majas töötada meie kollektiivis, omab väga laiahaardelisi teadmisi tegelikult lastest, ehk siis ta peab teadma ja ta ka teab, mis on 3-kuuse vajadused, mis on 3-aastase vajadused, mis on 13-aastase vajadused, need on kõik erinevad. Nii et see on väga-väga huvitav. Hästi, aga mis oli teie peamine põhjus täna karjääripäevale tulla? Karjääripäev kõrgkoolis õed ju sünnivad siin, ämmaemandad sünnivad siin ja see on selline põhimõtteline loogika tegelikult, et me oleme ka siin lastehaiglaga ja rohkem ma siin ei kommenteerikski. No nii, aga mis on see üks asi, mille te siit nüüd pärast lõunat kaasa võtate ja lastehaiglasse tagasi minnes ütlete, et päev läks korda? Päev läks korda. Ma ei saa oma kolleegide nimel võib-olla rääkida, aga ma arvan, et nad võivad minuga nõustuda. Kindlasti on see, et alati kui me tuleme siia, me näeme niivõrd palju tuttavaid nägusid. See on võrgustumise koht esiteks. Teiseks, kui ma ise astun siia, ma ju õppisin siin. Toredad mälestused ja sa vaatad neid tudengeid, eks ole, ja sa sead ennast teise rolli. Ehk siis selles päevas ja selles osaluses on väga palju erinevaid nüansse, et see ei ole värbamine siin tegelikult. See on midagi tohutult enamat. Ja kui me oleme ka läinud majast minema ja me läheme positiivse emotsiooniga, siis ma arvan, et see ongi korda läinud päev ja me ei ole veel negatiivse emotsiooniga läinud. Et me näeme oma vanu tuttavaid, me näeme, mille vastu tudengid huvi tunnevad. Me õpime ise selle pealt, et me ju oleme ka alati arutanud, et kui me oleme mõned võib-olla uued tööriistad kaasa võtnud või on tudengid küsinud meilt küsimusi, mille peale võib-olla me ei ole ise tulnud, siis me oskame ennast ka järgmiseks korraks ette valmistama ja me teeme sellest järeldusi. Et eks me tegelikult ka ise õpime siin väga palju. Olete te täna siin oma leti juures näinud kindlasti palju ka neid, kes tulevad põhikoolist või gümnaasiumist ja pole veel meie kooli õppima tulnud, kaugel sellest, et nad on praktikal. Et kuidas või mida nendele soovitada, kas tulla õppima ja mis neid võib ees oodata siis?
ma mõtlen seda, et mina olen inimene, kes tegi karjääripöörde ja tuli siia. Tuli hoopis teisest valdkonnast ja kui see inimene siin on, siis väike huvi tal juba on, aga tegelikult on ju see, et tule ja vaata. Ja siit koolist ei saa sa ainult teadmisi, meenutan ka jälle enda tudengiaegu, ma armastan väga sellest rääkida, sest et mina õppisin ju veel ka enne Covidit ja see seltskond ja need... Ehk sa ei kuulu Zoomi... Mina ei ole Zoomi põlvkond, mina ei ole Zoomi põlvkond ja kui ma kõnnin siin ka kooli peal ringi, mul on iga nurga peal mingisugune mälestus, mingisugune tore vestlus ja tegelikult need tutvused on siiamaani ja need on kogu eluks ja see on ääretult oluline ja ma olen alati ka ise tudengitele öelnud, hoidke kokku, eks ole, et te olete kolleegid tulevikus, isegi ka erinevates haiglates. Et tulge uudistage, tulge vaadake, tulge proovige, ega me ju enne ei tea. See on selge. Aga mis on need 3 asja, mida te uue inimese juures kõige rohkem hindate? Huvi, kindlasti. Uue inimese juures sa pead siis silmas seda, kui ta tuleb... Kui see tuleb haiglasse tööle näiteks või praktikale? Tegelikult peabki asja vastu huvi olema. Teadmised tulevad aja jooksul. Mõni võib-olla teab rohkem, mõni võib-olla sel hetkel teab vähem, eks ole, aga kui inimesel on huvi, siis ei takista seda inimest mitte miski. Ja see on see põhivõtmesõna. Kui inimesel huvi ei ole, siis meil ei olegi ju, mis sa ikka surud, eks ole. Aga huvi ja ma vastaksingi selle võib-olla selle ainsa sõnaga. Kõige muuga me tuleme toime. Kui tuleb üliõpilane teile praktikale, siis tal on praktika juhendaja. Kui tuleb nüüd uus värske õde, värske lõhnava diplomiga tööle, siis kuidas haigla omalt poolt sellist sisseelamistoetust pakub? Meil on selle jaoks oma meeskond, kes siis nii-öelda sisseelamist soodustab uuele inimesele. Kastab, jah? Kuidas? Kastab ja absoluutselt, jaa. Väetab ja kastab ja väetab. Meil on oma reeglistik, aga me jälgime ka tegelikult vajadusi. Me oleme pidevalt arutanud kolleegidega, sest et õppurid on erinevad ja meie põlvkonnad on erinevad ja me täna ka tegelikult näeme, et teatud tudengid, kes tulevad, nende vajadused on hoopis teised kui need, mis võib-olla meil olid ja see on okei. Me muutume ajas ja me peame olema võimelised ka haiglane tegelikult nende muudatustega toime tulema. Me ei saa nõuda lihtsalt, et meil oli 30 aastat tagasi niiviisi, aga täna on uued ajad, eks ole. Ehk siis uus inimene, tal peab olema võimalus kommunikeerida ja oma soove, tal peab olema piisavalt hea pind meie majas, et ta julgeb ja saab öelda. Ja vastavalt sellele tegelikult ka meie õpime. Ja need on väga aktiivsed arutelud, mis meil jätkuvalt igapäevaselt tegelikult õdedega ja õendusjuhtidega toimumas on. Ja oleme ka kõrgkooliga arutanud, et kas meile tundub või kuidas teie arvate, et kas nende tudengite vajadused võivad olla või lõpetajate vajadused võivad olla nüüd siukesed, eks ole, et kuidas me neid toetada saame. Ja mul on väga hea meel, et me saame neid arutlusi pidada. Aga lõpetuseks, kuidas teiega pärast tänast kõige mõistlikum ühendust saada? Kõige mõistlikum on ühendust saada, kirjutades näiteks personaliosakonda või võib ka otse mulle kirjutada. Kui keegi tunneb, et õendusjuht on hea variant, siis mitte kunagi ma ei ole ühtegi inimest minema enda juures saatnud. Leian ka siis õige kontakti, kuhu suunata, aga võib ka otse meie personaliosakonnaga ühendust võtta ja kas või uurida. Et ma olen ka alati öelnud, et kui ei ole ka kuulutust üleval või on lihtsalt huvi töövarjule päevale tulemiseks, et lihtsalt küsige. Ja me oleme avatud ja vaatame, mis me saame teha. Kindlasti midagi saab. Suurepärane. Aitäh, Liina, ja edukat päeva jätku. Ja tänud ka minu poolt. Kuulasite õendust nähtavaks karjääripäeva erisaadet Tallinna Tervishoiu kõrgkoolist. Täna kuulsime tööandjatelt otse, miks nad kohale tulid, mida nad loodavad siit saada ja kuidas nad toetavad alustajad. Aitäh kuulamas, mina olen Aleksei. Ja mina olen Kristi, kohtume järgmises saates.